endised spetsialistid, kes siis täna juhtidena opereerivad, spetsialistina tegutsedes, nende jaoks ju töö tähendas millegi sisulisega tegelemist. Kõige sellega, mida sa arvutis tegid spetsialistina ja nad nimetavad seda sama tööks ka nüüd juhi rollis. Ja kõike seda, mis puudutab seda inimlikku mõõdet või inimese mõõdet või meeskonna mõõdet, sellesse sageli suhestutakse lausa, et see on selline ebavajalik kohustus. Et ainult nõrgad vajavad mu tähelepanu, ainult need, kes endaga hakkama ei saa ja siis personaliosakond esitab mulle siin veel mingisuguseid nõudmisi ja kohustusi, et tee oma inimestega näiteks arenguvestlused ära ja mis iganes asju seal veel oodatakse. Aga kui ma olen selline spetsialisti tüüpi juht, siis see on minu jaoks veitsa võõras, veitsa ebamugav, võib-olla ma ei tea ka neid õigeid võtteid, äkki mul on mõned probleemsed isikud seal meeskonnas, mis tõttu ma võib-olla hakkan hoopiski sellest eemale hoidma. Ja keegi mind otseselt nagu sundida ka selleks ei saa, mille tulemusena hakkab minu ja meeskonna vahele tekkima selline nähtamatu barjäär. Et mina istun oma kabinetis, teen oma asju, töötajad istuvad oma kohtadel, teevad oma asju, siis me aeg-ajalt saame kuskil koosolekul kokku, jagame infot, hoiame üksteist kursis, teeme seda nägu, et kõik on korras, muidugi meil probleeme ei ole, mingisuguseid pretensioone üksteise suhtes ei ole ja siis mingil hetkel hindame lihtsalt tulemusi. Ja teatud piirini võib see täitsa edukalt toimida, aga kui see täielikult toimiks, siis väga palju juhid ei otsiks ei meeskonnakoolitusi, ei motivatsioonikoolitusi, sest et tegelikuks põhjuseks, miks neid otsitakse, on ikkagi ju taju, et töötajad ei ole piisavalt pühendunud nendele ühistele eesmärkidele. Mõni käib lihtsalt, teeb ära nii palju, et palk välja teenida, mõni on pühendunud ainult oma isikliku töö ja isiklike ambitsioonide ja eesmärkide saavutamiseks ja siis on mõned, kes tunduvad päriselt olevat siis huvitatud. Ja nüüd ongi küsimus, kas ja kui suur on siin juhtimisliku käekirja osatähtsus. Et kui palju on neid inimesi, kes siis kuidas oma töösse suhestuvad.